Tšau, tere hommikust. Mis sul on täna, sa tahad rääkida midagi? Mis sa rääkida tahad? Me alustame ikka nii, nagu ma alati elu alustanud. No nii, kuidas läheb, kallis? Normaalselt. Miks sul normaalselt läheb? Sest eestlased veel läheb ikka normaalselt tavaliselt. Mis on? Eestlastel läheb kas hästi. Ja kui küsid, miks läheb hästi, siis või sa mõtled selle asjad on normaalselt. Aga tegelikult läheb ka hästi. Normaalselt siis või? Jah, et normaalselt. Et midagi suuri õnnest ei olnud, peale selle, et me oleme kõvasti naernud koos ja minu jaoks on see kõige suurem highlight selle nädala, nendele 2 nädala jooksul vist, või kuna tegin 1 nädal või, ei teinud ju, üle-eelmine nädal tegin. Ehk 2 nädala jooksul, mis on kõige suurem highlight on see, et meie vaheline connection on läinud paremaks. See ongi see, millest ma rääkida tahtsin. Mul oli enne hästi suur teooria sellest juba. Ja siis ma tahtsin, ja siis ma mõtlesin, et ma ei tule sulle jagama, et ma teen seda otse, et see salvestab ka. No nii. See oli kõik, mis sa tahtsid? No ma mõtlesingi, et mulle tundus, et sa juba räägi. Ma tean, et sa tahad rääkida. Sul on millegi rääkida. Jaa. Me oleme nüüd siin pikalt leierdanud kõiki mingeid asju ja rääkinud erinevatest tunnetest ja kehtestamistest ja sellest asjadest ja tegelikult selles osas sa tõid selle praegu ülesti välja, selle connectioni poole. Ja see oligi see, millest ma rääkida soovisin. Eile oli minu jaoks hästi läbimurdeline päev üldse ja kõikidest sellest 2 nädalast, see 2 nädalat on tegelikult olnud hästi palju erinevaid asju. Ma arvan, et ongi suhtarengus on olnud see hästi minu jaoks hästi vähemalt, ma arvan, meie oleme jaoks hästi suur nagu läbiminek. Just need küsimused, mida me eelmine kord rääkisime ka, et mis meist saab ja mingid erinevad siuksed kohad on ju, et meil on olnud hästi palju vestlusi. Mina olen hästi palju oma tunnetest rääkinud või sellest, et mida ma tegelikult vajan või ajan nagu kuidagi tagaseda ja hakanud välja ütlema asju, mida ma tegelikult suhtes vajan või nagu üldse tegelikult ma olen aru hakanud saama, mida ma üldse vajan. Ja siis ja ma olen meeletult tänulik, et sa oled ilusti selle vastu võtnud ja sa oled reaalselt istunud ja kuulanud, mis on olnud imelik mulle, sest et need emotsioonid, kuidas sina oled seda teinud, on olnud vahepeal siuksed, et mul on tekkinud nagu tunne, et okei, kas ma olen liiga palju asjad ja siis ma olen vaata küsinud ja sa oled lihtsalt kuulanud. Ja siis eilne, üleeile, mingil hetkel hakkas see juba sellest, et me hakkasime nagu minu mingi asi oli, et ma ei tahtnud last panna varem magama, seepärast, et muidu sina ei saada ka võib-olla nii palju aega koos võtta, on ju. Ja siis see üks päev, kui ajad kuidagi niimoodi läksid, siis ma nägin, et aga see on tegelikult meie aeg. Nagu. Ja siis oligi see õhtu, kus me vaatasime koos, hakkasime jälle sarja vaatama. Ja lõpuks, kus me lihtsalt naersime, nagu pisarad, siis ma isegi mäletan mille üle, aga see oligi mingi täiesti jabur asi ja me lihtsalt olime Kaisus diivanil ja me naersime. Ja see oli nii hea tunne. Ja siis eile oli meil oli ka üks nagu sügav vestlus ühel teemal ja siis ma ise vähemalt usun, et mitte nagu nõudvalt või midagi ma selgitasin, et ma olen aru saanud, et miks mul tekivad mingid reaktsioonid mingitele asjadele nagu füüsiliselt ja kus ma tegelikult nagu mingites kohtades võib-olla lükkan sind eemale ja siis ma rääkisin sulle sellest ja sa kuulasid. Ja siis mul oli ka, et kuna sina kuulad nagu hästi tõsisena, siis mul oli kohe see, et issand, et nüüd ma olen nagu sulle liiga teinud või midagi vaata. Ja kuhu ma jõuda tahan, on see, et ma tundsin füüsiliselt nagu, et mingitel hetkedel ma tundsin sellist seda nagu connectionit või ühendust või asja sinuga, mida ma ei ole varem selliselt, ma olen tundnud küll. Aga kuidas ma täna hommikul mõtlesingi selle peale või nagu mida ma tundsin oli see,
et ma sain aru, et mu armastus kasvas täiega sinu vastu. Ja see oli nii äge tunne, see oli nagu, kui me seal diivani peal vaatasime seda sarja ja siis sa paitasid mu pead, siis ma lihtsalt, kas sa nägid, ma tulid pisarad jooksid? Nägid või? Eile või? Jaa. See oli siis, kui meil oli see nagu vestlus oli ära ja siis sa võtsid mu kaisu ja siis sa paitasid mu pead. Ja siis mu sees oli see, et ma mõtlesin, et täiesti lõpp, et miks ma nutan nagu, et ma olin kurb, et ma pole vist varem julgenud või selliselt nagu väljendanud neid asju sulle. Ja mul lihtsalt pisarad jooksid, siis ma sain aru, et tegelikult ma olen nii õnnelik lihtsalt nagu, et see tunne oli lihtsalt nii hea ja siis mul siiamaani läheb silme rääksin. Ja siis täna hommikul ka ma tundsin täiesti nagu ennast täiesti teistmoodi. Oligi nagu siuke rohkem ühtne tunne vist, ma arvan. Nagu mitte see, et nagu töö on läbi või mingi siuke, aga see tunne oli, et ma nagu kuidagi, ma tundsin, et see klaas oli täis nagu selles mõttes. Ja see tunne, mis tekkis, oli ka see, et ma tundsin, et mul tekkis ruumi nagu mingite teiste asjade jaoks, et nagu kuidagi, et su vajadused see teetud. Ja mulle nagu meeldis selle juures see, et selle kõige nagu, mis me jagasime ja rääkisime, see, et sa lihtsalt olid kohal ja kuulasid mind, isegi kui võib-olla need asjad nagu tundusid sellised, et nagu okei, et ma ei ole siis seda, et sa ei ole mulle siis seda võib-olla selliselt pakkunud, on ju, selles mõttes. Ja ehk siis millest me rääkisime oli õrnusest, millist õrnust sina justkui vajad, sa selgitasid mulle konkreetsemalt, millist sa vajad. Ja kui ma alguses seda kuulsin loomulikult, siis mul oli, et riivas mu ego. Et okei. Et sa põhimõtteliselt nagu, et sa kritiseerid mind, nagu, et ma ei anna sulle neid asju, mida sina vajad ja bla bla bla. Ja siis samal ajal ma pidin oma ajus töötama, et aga see ongi ju see, et sa räägidki ja jagadki mulle, et mida sa vajad. Ja siis mulle esimesena, aga ma vajan seda ja mina vajan seda oma peas. Oli minu nagu kahekõne minuga. Aga ma vajan ju ka seda, et kuna mina saan seda, mida mina vajan stiilis. Ja siis selle sama nende millisekundite, 5 sekundi või 10 sekundi jooksul, kui need mõtted käisid, siis mul tuli meelde ju nagu see, et kui kõigepealt sa peadki katma nagu selle jaoks, et teine saaks seda, mida ta saab. Ja siis kui tema saab seda, mida saab, siis sa võid saada vastu ka seda, mida sina vajad. Kui sa lähed sellega peale, mida sina vajad nii-öelda peale, lähed seda nagu nii-öelda võtma või tahtma, siis sa ei saa seda, mida sa vajad. Et ainukene tee saada seda, mida sina tahad, on anda teisele seda, mida tema vajab. Sest see on ainuke viis võimaldada seda, et tema annab sulle seda, mida sina vajad, sest et tema näeb siis seda. Ehk siis kokkuvõttes see on nagu hakkab nagu ikka vana hea tarkus tõde on, et peab andma seda, mida vajab sinu partner. Kui sa seda hakkad tegema, siis saab tema seda, mida tema vajab ja kokkuvõttes see ongi see, mis edasi. Ja see ongi, et samal ajal, kui mina ennast väljendasin, siis mul käis täpselt sama dialoog peas. Et ma kuidagi, see, et ma sain ennast väljendada ja see, et sa kuulasid, siis ma sain aru, et aga tegelikult see käib ka täpselt vastupidi. Et muidugi, mis mu peas oligi see, et tegelikult mingid kohad, mida ma ei hakka jagama, olidki sellised, et ma tundsin, et nagu ma olengi andnud seda, aga see on ka olnud see, et ma ei ole võtnud vastutust selle teise osa eest, on ju, et ma vajan ka tegelikult seda, on ju. Ja siis sealt tuligi, et ma ei tahtnud enam anda, sellepärast, et tegelikult nagu ma ei saanud seda, mida mina vajan nagu ka. Ja siis see sama dialoog oligi, et aga tegelikult nagu täpselt samamoodi siin olles ma ütlen, et ma vajan seda, aga tegelikult ma tean, et ma olen su nagu ilma jätnud mingitest asjadest täpselt samamoodi, mida ma tean, et sa vajad.
ja siis oligi see, et tegelikult see on olnud nagu egoistlik, sellepärast et see ongi täpselt, noh, nagu sa räägid, et kui mina ei anna sulle, siis sina ei anna mulle ja kui see mäng käib nagu, siis see ongi lõpuks see, et kumbki ei saa, mida nad vajavad. No põhimõtteliselt see, mulle tundubki, et see on see, et see ei ole nagu 1 + 1 võrdub 2, on ju. See on nagu, kui üks osapool hakkab, nagu kui mõlemad, ideaal ongi see, et kui mõlemad mõistavad, mida üksteist vajavad ja ainukene viis nad teada saada, kui nad selgitavad, mida nemad vajavad. Ehk siis, kui ma selgitan sulle, mida mina vajan, siis see justkui võib ju kõlada egoistlikult, on ju, et ma räägin, mida ma vajan. Ja nüüd ainukene viis saada mingid asju, mida ma vajan, on kuulata hoopis, mida sina vajad ja teha need asju, mida sina vajad. Nüüd samal ajal ongi siin see probleem on ju, et kui ma ei väljenda, mida ma vajan, siis sa ei saa mitte kunagi anda need asju, mida ma vajan. Ja siis võibki tekkida selline koht, kus sa ise inimesena nagu ei tea, mida sa siis tegema pead. Et kui ma ainult annan ja ei räägi, mida ma vajan, siis see on probleem. Kui ma ainult räägin, mida ma vajan ja ei anna mitte midagi, siis see on probleem. Ehk siis ideaalne on see, et ma annan, kuulan ja räägin, mida ma vajan. Ja nüüd, kui sa räägid piisavalt palju, kui annad ja sa annad seda, mida teised vajavad. Ja siis, kui läheb tükk aega mööda ja sa ei saa lõpuks ikkagi seda, mida sa vajad, siis on nagu probleem. Ja siin oli hästi nagu huvitav koht oli veel see, mis nagu minul hästi silme avas oli, et ma reaalselt soovitan teha. Mina tegin ise, vaata Priit tõi meile selle 5 armastuse keele raamatu kogemata, ei ole kogemata, väga täpselt õigesse kohta läks. Mina tegin oma testi ära ja mina sain aru, nagu, mis minul puud on. Ja siis õhtul istusime ja mõtlesin, et Remo, aga ma loen sulle küsimused ette ja sina nagu siis vasta. Ja siis ma nägin enda seda, et nagu ma loen Remole ette mingeid küsimusi, kus oli nagu, et sa pidid valima 2 ja mina juba teadsin. Ma hakkasin nagu eos naerma, sest ma juba teadsin, mida ta valib. Ja minu jaoks oli see, et kui ta ütles, et ma tegelikult valin nagu selle teise, siis mul oli nagu mingi, et sa nagu valetad, vaata. Selles mõttes, et see ei saa olla nii. Ehk siis ma sain aru sellest, et kuidas ma olen kinni selles, et ma arvan, et ma tean sinust paremini, mida sina vajad. Ja seal ongi see, et nagu ma võin arvata, et ma teen sinu jaoks midagi, aga tegelikult see ei ole see, mis sind täidab ja kui ma sind päriselt ei kuula ja jäängi mingi oma asja kinni, et ma nagu arvan, et ma tunnen sind paremini kui sa ise ja ma ei suuda uskuda seda, mida sa mulle jagad, sest et see tundub mulle ebaloogiline, siis ma ei annagi sulle seda, mida sa vajad. Ja see oli minu arust hästi äge koht, kus ma sain aru, et no see avatud kuulamine ilma egota ikkagi, et mina tean paremini, mida teine inimene mõtleb, on ka üks nagu võtmesõna. Ja sellepärast ilmselt paariteraapias ongi vaata see, et 3. isik kõrval, kes nagu kogu aeg adekvaatselt, neutraalselt peegeldab nagu, et kas sa said aru, mida tegelikult see inimene ütles. Sest et ma nägin, kui automaatselt see käib, et nagu, okei, mis mõttes sa nüüd selle valid nagu, et see ei ole ju nagu, aga see on see, mida mina tahan võib-olla, või nagu kuidas mina näen, et võib-olla mida mul on lihtsam sulle pakkuda näiteks. Et see oli hästi huvitav just see ette lugemine ja mina nägingi endas seda, et mul on nagu raske uskuda, et võib-olla ongi, et võib-olla sinu jaoks ongi need asjad sellised. Põhimõtteliselt see ongi, ja mulle tundub see koht, kus sa kuuled, mida teine ütleb. Ja siis sa pead usaldama seda, et see ongi nii. Mitte, et sa tead paremini. Ja siis sa hakkad neid asju tegema ja andma, ja samal ajal pead selgitama, mida sina vajad. Ja nii kui sa oled ära selgitama, mis sa vajad, siis sa pead andma usaldust, et teine inimene teeb neid asju või üritab neid asju teha. Et kui sa hakkad neid asju nõudma, siis sa ei saa neid. See ongi nagu kõige trikim selle asja juures minu arust. On see, et sa väljendad, mida sa vajad. Siis sa pead usaldama, et teine hakkab neid asju tegema ja siis samal ajal sa pead kuulama, mida teine just küsis. Ja tema vajab ja hakkama ise tegema neid asju, mida teine vajab. Nii kui ma hakkan tegema neid asju, mida sina vajad, siis sinu tass hakkab täituma ja nüüd sul on ka meeles, mida mina vajasin ja sa hakkad andma neid, siis hakkab minu tass täituma ja lõpuks tassid täituvadki ja sellepärast ei olegi 1 + 1 ei võrdu 2, vaid võrdu hoopis 3. Ehk siis see on nagu compounding efekt, ehk siis see ehitubki enda peale ülesse. Aga see käib niimoodi, et see on nagu justkui nagu selfless. Sa pead olema julge, et rääkida
ja väljendada ja sa pead olema usaldama, et see nii läheb. Ja nüüd ongi see, et kui see lõpuks niimoodi ei lähe, siis ongi see, kus sa pead jälle uuesti rääkima oma vajadustest ja kehtestama või rääkima sellest, et mida sa vajad või üks on see, et üks suurem probleem on minu arust see, kui teine ei taha teha, aga suur tõenäosus on see, et ta üritab siin teha neid asju, aga lihtsalt ta pole neid asju. Ja siis on see, et okei, mis peab juba tagasi ütelema, et näed, see ei olnud see asi, mis ma tegelikult vajasin. Aga kuidas sa arvasid, et sa seda teed praegu näiteks? Et kuidas sa õrnust andsid mulle omast arust? Näed, ma ei tea, sest ta selgitab, et näed niimoodi. Siis ta peab, et okei, aga see minu jaoks ei olnud. Okei, siis ma sain, ehk siis sind hakkab see performance selles osas ma saangi nüüd sellest aru, mis tähendab, et vaata armastus selles osas ongi ikkagi nagu see, et sa tahad anda. Ja siis on see, et sa saad vastu, et see ongi nagu see tingimus, et armastus näiteks, mis laste kohta öeldakse ka, on ju. Et tegelikult sa peadki lapse vanem peab lapsele andma. Ta ei saa sealt midagi tagasi oodata. Tegelikult sa peadki andma tingimustata talle kõik, nagu, mida sa näed, et ta vajab, on ju. Suhtes ikkagi mingid tingimused on, aga samamoodi jah, see andmise rõõm ja see ongi, me räägime ikkagi tervest suhtest, on ju, et mingitest halbadest, ühesõnaga, ma räägin siis ausalt nagu selle poole ka ära, et ega ma siin vahepeal ju tegin siin ChatGPT-ga ka oma tunnetest ja asjadest nagu research, on ju, ja siis sealt tuli nagu see, et sa oled natuke nartsissistlike kalduvustega, oli nagu see, sest ma küsisin, tegelikult ma rääkisin seda, et kui me mõlemad oleme nagu võib-olla kohati isekad, on ju, et siis kuidas see kombo välja näeb, kuidas see avaldub ja nii edasi ja ma rääkisin kolmandates isikutest, ta pani kogu aeg, et sina ja sina ja sina, et ta sai aru vist, et nagu kuidagi, et ma räägin tegelikult nagu endast, on ju. Ja siis ma sain aru, et aga et see okei, mingi osa sellest on nagu fine, on ju, meil kõigil on neid omadusi, aga ma ei tunne sinuga seda, et sa oleksid nartsissist. Sest et, või selles osas, et nagu ma ei tunne seda tunnet, ma saan aru, et mingid tunded on jah, mis minus tekivad ja nii edasi, on ju. Ja siis seal ongi see enda väljendamisoskus ja seal kõrval ongi see, et tegelikult nagu, kui ma nagu olin nagu täiesti aus, ma nägin, et minu jooned on täpselt samamoodi seal kõrval ja ma tegelikult ka see nõudmine on ka see koht tegelikult, et isegi kui sa saad ja sa nõuad ja sa saad, siis tegelikult sa ei ole rahul sellega. Ma olen käin ära. Ta läheb panem kiigutaja. Ja aga see nagu selle asjade nagu see kogemine on nagu äge, et see tunne tekib nagu füüsiliselt, vähemalt minul, kus ma saan aru, et okei, see on see koht ja see on see koht. Ja see siiamaani tekitab minus näiteks pisaraid. Kõik need suured tunded tekitavad minus pisaraid. Ja sealt tuleb ikkagi nagu mingi kurbus ka ülesse, et see on nagu magus valus või veidikene. Et seal ongi seda sihukest mingit kurba emotsiooni ka veel peal, et isegi kui ma olen nagu siiralt rõõmus, siis mul nagu tekib mingi kurbuse noot veel juurde sinna. Ja see kogu asi kokku oli see, et meil on olnud neid kohti siin praegu, mida ma alustasin, et mis meist saab ja kõik. Ja olen ka tundnud hirmu, on ju, et aga mis siis on, kui näiteks sa ei täidagi minu vajadusi või sa ei suudagi neid täita või siis mina sinu omasid, on ju. Ja siis see koht, et aga tegelikult ma nagu kuidagi tunnen, et ma väga tahan olla sinuga ja ma tunnen ju, et sa pingutad, et see ei ole nagu see ei ole see koht, et sa ei taha, nagu et sa tunnedki, et teine on isekas lihtsalt, et see ei ole lõpuni see koht, sellepärast et ma näen ju, et sa tahad. Lihtsalt ongi see, et võib-olla ei oska, mina ka ei oska mingeid asju, nagu selles mõttes mitte see, et mina ka ei oska. Mingid asjad on minu jaoks, mida ma olen nagu ongi rasked. Lihtsalt ongi rasked ja ma ei saa midagi sinna teha. Ja järjest nagu lihtsamaks lähevad. Ja siis eile ka mingid asju, mida ma jaga, ma nagu ma reaalselt nagu tundsin, see ei olnud see, et ma tundsin, et nüüd ma tundsin füüsiliselt, et ma tahan lähedust. Nagu
ja see oli teistmoodi. Ma ütleme, ma ei oska seda kirjeldada, kuidas see oli teistmoodi, aga see oligi see connection'i tunne kuidagi, et ma ei oska seda kirjeldada, aga see oli selline tunne, mida ma olin igatsenud vist. Nagu mitte vist, et kindlasti. Ja siis see alguse see ka, et need rasked vestlused alati on nagu olnud see, et sa kunagi ei tea ju, kas sa saad. Sa kunagi ei tea, kuidas teine reageerib. Ja meil on neid nagu olnud praegu nii palju selle aja jooksul tegelikult erinevates kohtades, erinevate teemadega. Ja neid tuleb kindlasti veel, sest et igast asju on ju. Aga ma tunnen natuke, et tekkis sellist nagu usaldust juurde, et selle nagu ma leidsin õige koha õiget moodi lõpuks lihtsalt. Õige teema või õige nurga. Selles mõttes, et me võime, sa võid ju rääkida 100 erinevast teemast, aga lõpuks sa saad aru võib-olla see, mis mõjub, see järelikult oligi nagu, et sa katsetad, aga me ei teadnud, et see on see, mis töötab, vaata. Et see on see, me ei teadnud seda, et see on see teema, mida vaja vaadata. Ja mina sain aru, et minu väljendus viis ka ikkagi hästi palju vaata, et see, et ma rääkisin ju tegelikult sellest, et see paneb mind tundma nii ja see tekitab minus seda tunnet, mitte et see oleks vale kuidagi nagu, aga et ma tahan ka kogeda nagu seda ja seda tunnet, mida ma kogen nagu nii, vaata. Et see koht, et mitte midagi ei ole vale, kuidas nagu sina mingid asju teed, on ju, aga et mina tahaks ka nii ja siis see nagu paneb mind rohkem võib-olla nagu, ühesõnaga täidab minu tassi, mis ma tundsin, et on nagu tühi. Ja see oli, jah. Ma arvan, et lisaks sellele oli veel see asi ka, et see loogika, mis vist sul midagi klikkis eelmisel päeval või ma ei tea, kuna see oli, aga oli see teema, et see, mida sa teises inimeses näed, on mingi peegel sinust või midagi või? No selles mõttes, et me kuulasime mõlemad koos ja ma sattusin uuesti Eeva Lepiku peale, ma ei tea, kas keegi teab. Ta on teadvuse mentor. Ta on selles mõttes ikkagi spirituaalne, aga oleme ausad vaadates tema müüginumbreid, siis ta oskab ka raha teha. Ja mulle meeldis ja siis need mõtted, mis ta oligi varjuarhetüübid on ja Carl Jung kunagi on välja töötanud ja nüüd keegi teine oli veel nagu uuendanud neid. Ongi siis vari ja valgus ja siis varju pool on siis see, kes meid hoiab siis nagu nii-öelda mugavustsoonis ja valgusarhetüübid on need, kes siis ongi põhimõtteliselt vastutad enda elu eest täielikult, et ei ole süüdi sinu isa, sinu ema ja nii edasi. Ja samamoodi on see, et kõik mida sa teises inimeses näed ja mis sind ärritab, on sinu lahustamata emotsioon või sinu projektsioon sinust endast, on ju. Et selles mõttes, et kõik on neutraalne ja iga inimene elab oma elu täpselt nii, nagu tema tahab, käitub nii, nagu tema tahab, ta ei ole ohver, seal oli see agressor, päästi ohver, nagu välja toodud see kolmnurk ka, on ju. Et kui sa otsustad sellest välja astuda, siis sa ei näe enam inimesi ohvritena, on ju, ja samamoodi kõik need triggerid ja asjad ka. Iseennast äkki näe ka. Ja. Ei, seal ongi see, et ise ju, it's all about me selles mõttes kõik need kohad. Ja kuidas meie seda nagu selgitame, siis on samamoodi ongi see, et kui mina olen justkui nagu kõikide asjade juurpõhjus, on ju, mida mina teen või jätan tegemata, siis need sümptomid ümber minu väljenduvad. Et ma ei tea, näiteks kui inimesed ümber sinu on ebaviisakad, siis see on sümptom sellest, et ma ei ole näiteks andnud teada, et mulle see ei sobi. Ja siis läheb kokku veidikene selle sama teemaga, mis meil siin on, et kui mina saan oma kaaslaselt midagi, mida ma tegelikult ei taha, siis see on sümptom sellest, et ma ei ole piisavalt hästi seda ju selgitanud, mida ma tahan. Ja nüüd ongi see, et variant, et kui ma selgitan talle, see ei tähenda seda, et ma saan. Nüüd see on see võimalus, et tema ei tahagi anda neid või ta ei oska neid anda. Ja isegi kui ma selgitan. Ja siis võibki juhtuda seda, et ma ei saa ikkagi seda, mida ma vajan, aga vähemalt ma nüüd selgitasin ja võtsin ära selle ühe võimaluse ja hakkasin tegelema, võtsingi vastutust selle eest, et mitte selle eest, mida teine inimene teeb, vaid selle eest, et ma pole väljendanud, mida ma vajan. Ehk siis ongi samamoodi, et ümber minu on nagu sümptomid ja mina on nagu juurpõhjus. Miks ümber minu asjad toimuvad ja on siuksed, nagu nad on.
olgu siis perekonnas, vanematega, kellegi iganes. Ja sealt peegeldubki alati siis tagasi. Ja seal oli minu arust siis see nüanss lisaks on ju, et kui mulle miski, kui mind miski häirib teiste juures, et näiteks kasvõi oli see, et keegi on liiga õnnelik on ju, kogu aeg. Et see, et ta saab nagu kuidagi liiga õnnelik või siis mida see sinus, mis on selle vastand sinu sees? Eks nagu justkui nagu kaks äärmust on alati igal pool. On just nagu, ja nagu selle süsteemi juures oli ka, et olid vastandid on ju. On see nii-öelda vari või valgus on ju, et need on kaks äärmust justkui. Ja mõlemas äärmuses on siis mingisugune asi. Ma ei tea, ühes äärmuses oli seal mingi ohver on ju. Ühes äärmus oli ohver ja teises pool oli, mis iganes seal teisel pool oli. Ohver, seal olid no nagu valgusarhetüübid on armastaja, valitseja, sõdalane, maag, noh need ongi sellised nagu müütilised tegelased ja siis teine oli prostituut, ohver, laps ja saboteur. Ja no, ja seal oligi alati selle prostituutil ühel pool ja ma ei armastajal teisel pool ja mina ei tea, mis iganes pidi need kokku käisid, aga kokku see ongi see, et on olemas justkui nagu kaks äärmust. Üks on valguse äärmust, teine on siis darkness on ju, nimetame kuidas seda tahame. Ja see on saanud asi nagu, mida meie räägime oma asjades, ongi see, et kas sa oled näiteks liiga otsekohene või sa üldse ei räägi. Kas sa kuulad või üldse ei kuula. Ja nüüd, kui sulle ei meeldi keegi, kes ainult räägib näiteks, siis mida see näitab sinu kohta? Ma praegu ei saanud aru, kas mina sain sellest või ma ei saanud praegu aru, kas me saame ühtemoodi aru. Okei. Mismoodi sina aru saad? No ma mõtlesingi praegu, et mina sain sellest aru nii, et näiteks kui sina tunned, näiteks sind ärritab keegi räägib hästi palju, oletame, siis millele ta vihjas, nagu vähemalt, mis ta seal nagu välja tõi, oli see, et siis vaata üle, kus sina seda teed. Et kus olukordades sina räägid liiga palju näiteks. Või kus olukordades sina oled selline, sest et see on sinu vari, mida sina näed teises inimeses. Ehk siis, aga põhimõtteliselt on see sama, et tegelikult, et kui sa tahaks, et ta sind kuulab, on ju. Jah, no tegelikult. Jah, siis tegelikult sa pead aru saama, et see on sinu vari, et järelikult sa ei oska kuulata. Jah, et kui sulle meeldi räägi, siis mulle meeldi seda, ma praegu ma ei taha kuulata, ma tahan hoopis siis rääkida justkui. Sest kui mind ei häiriks see, et sa räägid, siis ma olen ju ülihea kuulaja. Siis ma teangi, ma tahan kuulata praegu. Et nagu see läheb kokku täpselt seda sama nagu loogikaga on ju. Ja selle juures ongi siis see sama sümptom versus juurpõhjus. Läheb samasse nagu auku. Et kui sa üritad teha selliselt, et sümptom peaks ise ennast elimineerima hakkama, siis see ei olegi loogiline. Nagu kui ümber sinu on sümptomid, siis ainukene viis neid sümptomist lahti saada on, kui sina tegelikult juurprobleemiga ja juurprobleem on tahad sinu. Ja seal ta jõuabki selleni tegelikult, et kõik me ajame taga nagu juurprobleeme mingil määral. Aga see oligi see, kuhu ta lõpuks jõuab, on see ühtsus on ju, et tegelikult elu ongi kogemuste rada, kõik on neutraalne ja nii kaua, kuni sa otsid neid juurpõhjuseid, nii kaua sa oledki varjus, vaata. Aga selles mõttes, et point on siis nagu selles, et kui kõik on neutraalne, minu jaoks vähemalt, kui kõik on neutraalne, siis sul ei olegi enam juurpõhjuseid, ei ole kuskil nagu ongi see, et lihtsalt ela ja koge. Vaata, et sul ei teki neid nii suuri reaktsioone enam. Et juurpõhjuseid sa võidki jääda tervendama terve elu lõpuni. No ta ütleb selles mõttes, et ta kirjeldabki seda, et see ongi siuke nagu põhjatu auk. Sellepärast, et me võime leida neid nii-öelda juurpõhjuseid igalt poolt, nagu me võime minna, kõik räägivad ju seda, on ju. Aga see on see, kust peab alustama. Ja kuidas meie seda selgitame, sama loogika tegelikult on see, et sa võid lõpmatuseni jääda otsima seda tasakaalu, sest neid äärmusi kuulab. Ma ei tea, kas mina võtan vastu või lasen sul võtta vastutust, nagu meeskonnas on ju, või kui mul olulisem kas inimesed või eesmärk. Kui mul olulisem kas lasta sul ise teha või nii-öelda, või siis mikromanageerida on ju. Ja need on nagu kaks nagu äärmust alati. Ja neid äärmusi on lõpmatuseni.
kõik asjad on olemas ja nüüd sa ei suuda mitte kunagi kõikides asjades olla tasakaalus või sa ei suuda mitte kunagi olla kõikides asjades ülihea. Ja sa pead lihtsalt valima neid. Aga samas nagu lõpmatuseni sellega tegeleda. Talle ütlebki seda, et kas on see, mida sa arvad. Et ta räägibki seal, et see ongi, et tundub nagu ei ole võimalik, aga tegelikult ütleb, et see on võimalik. Kui sa lõpuni oled täiesti aus. Ja see, et juurpõhjus on sinus, see ongi selles mõttes minust see väga hea piltlik näide ongi see, et sinu maailm, mis nagu ümber sinu on sinu sisemaailma peegeldus põhimõtteliselt kõik. See, mis inimesed sa oma ellu valid, see, kuidas sa elu kavatsed, see, kui palju sa elu naudid, see, kui palju sa julged ei öelda, kui palju sa ennast väärtustad, kõik see asi on ju, kõik sinu ümber on sinu enda loodud. Nagu selles mõttes, et ja siis, kuidas sina hakkad siis nii-öelda, kui sina oled juurpõhjus, kuidas sina hakkad siis valima ja ta ütlebki, et alguses on lihtsam ongi näha läbi teiste inimeste oma varju. Nagu, et kui hakkad jälgima. Ja aga seal on minu arust, ma olen seda kunagi teinud ka hästi palju. Ja seal on nagu see koht, see on natuke nagu trap ka mingites kohtades, on see, et kui sa hakkad nagu, kui sa seal juures ka ennast ei kehtesta, siis see on see, et sa hakkad nagu, et sa käitud minuga halvasti, ma võtan kogu aeg vastutust nagu selles mõttes oma käitumisest ja mõtlen, mida see mulle peegeldab. Aga kui ma seal juures nagu ennast ei kehtesta, siis ma võin kinni jääda sinna, et ma nagu, neil on kõik alati alla. Et seal see, vaata kui sa selle teooria ja asjad välja ka tõid, vaata psühholoogilises vaates, nad ütlesid, et see võib olla veidika nagu see, et sa võid sinna kinni jääda. Kinni jäävad jah, inimesed igale poole põhimõtteliselt. Mina mõtlesin nagu seda, et sa pead lõpuks, mis mulle tundub, et annab nagu elus selle, ma ei tea, nauditavus on, et sa aktsepteerid lihtsalt. No see ongi kõik on neutraalne, nagu mingi määral. Ma ütleks, et ma räägin, minul on teismine kirjeldus sellele, mitte et see ei ole neutraalne, vaid iga asi ei ole ei hea ega halb, vaid on olemas. Sellel olukorral on oma tugevused, oma nõrkused, on oma ohud ja on oma võimalused. Ta kirjeldab selles. Selle nimi on nagu SWOT-analüüs. Ta kirjeldab sama asja, mul tuleb meelde, et ta ütleb seda sama, et näiteks ka emotsioon on et nii kaua, kuni sa ütle näiteks, et kurbus on halb emotsioon ja rõõm on hea emotsioon, siis see neutraalsus ongi, mida ma mõtlesin, ongi see, et kui ka olukorrad ei ole halb või hea, nii kaua, kuni sa annad ise sellele hinnanguid, ongi see vari. Aga kui see olukord lihtsalt on, ehk siis selles mõttes, et jah, sa aktsepteerid, et mingid asjad lihtsalt juhtuvad ja nii kaua, kuni sul ei ole seda tugevat reaktsiooni, siis need olukorrad lihtsalt on. Ja see annabki sulle nagu rohkem stabiilsust, sest et sa ei trigerdu igast olukorrast. Ja iga olukord on võimalus midagi teha, midagi õppida, midagi selle olukorraga peale hakata. Ja igal olukorral ongi oma nõrkused ja tugevused selles olukorras, et see nii on olnud, mida see endaga nagu kaasa toob. Ja kokkuvõttes ohud, millega sa arvesse võtma, et kui sa nüüd teed seda, näiteks kui sa kehtestad ennast, siis selle võimalik koht on see, et teine inimene ütleb, et mind ei huvita see. Ja ma ei aktsepteeri näiteks. Ja see ongi see võimalik koht. Aga nüüd siis on küsimus ongi see, et kas sa oled nõus siis aktsepteerima seda olukorda, kus sina ei saa seda, mida sa vajad. Et isegi kui sa väljendad, sa oled nõus nagu mitte siis aktsepteerima seda, et sa ei väljendagi, mida sa vajad. Ja nagu see ei ole nagu minu jaoks nagu kokku, et see ei ole hea ja sinu jaoks samamoodi. Ehk siis selles mõttes see ongi siuke. Ta toobki välja selle vaata, et rooma ja aju, mis siis on, ta räägib nagu sellest põhimõtteliselt, mis siis nagu, et me oleme nagu programm ja isegi kui me oleme nagu inimestele edasi arenenud, siis meie rooma ja aju on ikkagi selle koha peal, et kui kunagi sind heideti või hüljati nagu, ma ei tea, kogukonnast hõimust, siis põhimõtteliselt sa olid hukule määratud. Ja see tähendas seda, et sa pidid elama selle asja reeglite järgi ja kõikide nende asjade järgi. Ja nagu sul oli nagu oma arvamus, siis põhimõtteliselt tähendas sinuks surma. Ja see on nagu see baseline, mis meil on. Ja see esimene asi oligi, mis ta seal ütles, et hakka ütlema ei ja vaata, mis muutub. Nagu hakka ütlema ei päriselt, kui sa tahad ei öelda ja hakka oma väärtust, ongi väärtust, ennast väärtustama ja hakka ütlema ei ja vaata, kuidas asjad sinu ümber hakkavad muutuma. Sest tegelikult see elimineerib ära valed inimesed, kes ei aktsepteeri sind nagu, või sinu väärtusi on ju. Ja lõpuks ongi see, et sa saad selle nii-öelda vabaduse olla päriselt sina ise ja olla aktsepteeritud sellisena, sest alati tulevad uued inimesed. Ja see ongi see, et me hoiame nagu kinni mingitest kohtadest.
et samamoodi suhtes, vaata, kui me olime, mis meist saab, on ju, et see ongi alati see enda väljendamine või nagu aus olemine või päris oma vajaduste ja kõikide asjade väljendamine ja soovimine. Sest enesekehtestamisel me ütlesime ka, et esimene asi oli see, et mul on õigus küsida, mida ma vajan, on ju, või mida ma tahan. Siis ongi see, et meil on oht, et sa ei paku mulle seda või keegi ei paku meile seda. Oht on see, et sa olid vaja partneri näiteks. Oht on see, et sa värvasid endal vale inimese. Ja siis tekib see hülgamiskoht, on ju, et okei, ma jään sust ilma, mis must saab, on ju. Aga tegelikult alati on kuskil ju olemas keegi, kes on nõus neid vajadusi täitma, kellega sul on samasugused vähemalt niimoodi peaks mõtlema, sest et see teine pidi, kui sa mõtled, et ei ole, siis see on täiesti, see ei ole ka nagu väga edasiviiv jõud. Ja ala nagu töökohtadega, on ju. Et kui sul on ikka nagu kehva koht ja isegi, et see prostituudi vari oligi see, et näiteks, et kas sa oled nõus oma väärtused maha müüma oma palga eest? Nagu näiteks, et kui su ülemus käsib sul teha mingid asju, mis lähevad sinuga täielikult vastuollu või nagu nõuab sinult midagi, mis ei ole nagu sinu väärtustega kooskõlas, siis kas sa oled nõus ennast maha müüma? Kuskil on kindlasti keegi, kes väärtustab sind täpselt nagu sellisena, nagu sa oled. Ja nüüd seal ongi oluline on see, et mida ei tasu teha, on see, et ei tasuks hüpata lihtsalt kohe nagu esimese järelduse järgi, ehk siis, et nagu liiga kardinaalse muudatusi elust nagu ei tasu teha, kui näiteks kaitses on samamoodi, on ju, sa pead täitma käsku, kui sulle antakse see, aga kui see on ebaseaduslik, läheb vastuollu seadustega, siis sa ei tohi seda teha. Ehk siis see on see võimalus, kus sa pead, siis kui sa näiteks keegi annab sulle ebaseaduslikku käsu, ma ei tea, lase, tsiviilisikut. Lased oma. Ja siis lased see maha, siis sa oled vangi ja tema oled ka vangi, sest tegite ebaseaduslikku asja. Ehk siis kui, ja nüüd ongi see koht on ju, kus väärtused on siuksed, mis ei ole nagu reglementeeritud selles mõttes. Nad ei ole nagu, sellel selged piirid, seadustel on väga selged piirid on ju, aga väärtustel ei ole. Ja nüüd, kui sa oledki kuskil töökohas, kus ei väärtustata inimesi või ei väärtustata kuulamist või mis iganes asju, siis nüüd jah, üks variant on see, et sa hüppad nüüd maha rongi pealt ja elad nüüd üli keeruliselt ja hakkad alles siis tööd otsima. Aga selle jaoks meil on näiteks töötukassa on ja kõik muud variandid. Et võib ka juhtuda niimoodi, et kui ongi nagu niivõrd toksiline ja niivõrd abusive see suhe sinul, kas siis naise ja mehega, mis iganes, siis hüppad välja, vist kogu lugu vahet ei ole. Aga võib olla ka variant, kus sul on ikkagi see, et sa oled kuskil keskel. See ei ole nagu nii äärmuses. Ja nüüd sul on võimalik hakata samal ajal vaatama mingit teist kohta. Ja samal ajal see, mis keskkonnas sa oled, see ei tähenda seda, et sina üldse peaksid käituma ikkagi kuidagi halvasti nende inimestega, kes ümber sinu on. Ja mis ma siin praegu tegin, oli see, et ma panin lihtsalt siia selle SWOT-i sisse. Ehk siis tugevused, nõrkused, võimalused, ohud teemal enesekehtestamine pere suhtes ja mis siin nagu välja toob on ju. See võimaldab paremini aidata sul mõista oma sisemisi ressursse, välised tegurid, mis mõjutavad sinu suutlikkust, oma vajadusi ja piire peres väljendada. Ehk siis tugevused on enesekehtestamise juures. On see, et selge väärtused piirid, tead, mis on sul oluline, mida vajad. Soov suhet parandada. Kehtestamine ei ole rünnak, vaid soov ausamaks ja tervemaks suhteks. Empaatia, teadlikkus, oskad tajuda ka teiste vajadusi ning valida sobiva tooni. Varasem kogemus, oled mõnes olukorras juba edukalt end kehtestanud. Nõrkused on siis süü või hirmutunne, kardad konflikte või haiget teha. Piiride puudulik väljendamine minevikus, perel võib olla raskusi uusi käitumismustrid aktsepteerida, tugevad emotsionaalsed reaktsioonid, võid end kehtestada liialt ärritunult või alla anda, vähene oskus öelda ei ilma end süüd tundmata, siis mis on võimalused, kui sa hakkad ennast kehtestama, on tugevamad ja ausamad peresuhted. Kui teised mõistavad sinu vajadusi, saab suhe paraneda, hea eeskuju lastele näitajad enda eest seismine normaalne ja tervislik, võimalus õppida uusi juhtimisoskusi, näiteks mina, sõnumite kasutamine, toetus leidmine väljaspool, näiteks teraapia või sarnase kogemustega inimeste kaudu. Ohud on teiste vastupanu või süüdistused, oled muutunud, miks isekas oled, võimalik konflikt või distantseerimine, kui teine osapool ei aktsepteeri sinu uusi piire, vale tõlgendus, enese kehtestamine võib tunduda rünnakuna, kui seda ei väljendata rahulikult, peredünaamika muutumine, teised võivad tunda, et kaotavad kontrolli või läheduse. Ehk siis nagu igal asjal tegelikult ongi no see ongi muutus, see ongi see ellu jäämine, vaata, et kõik, mis, see mulle meeldis see näide, et kui me elame nagu praegu siin on ju, siis see on nagu akvaarium selles osas,
ja kõik, mis jääb sellest nagu väljapoole, on ju ohtlik, on ju, et kui meil on praegu siin mugavustsoon ja kui need iga muutus toob kaasa see, et terve dünaamika muutub. Kui sina hakkad ennast kehtestama, mina hakkan ennast kehtestama vajadusi, kõik asjad nagu, kõik see muutub. Ja kui sa ei tea, kuidas see välja näeb, näiteks sul ei ole kogemust, siis on sinu jaoks nagu ohtlik. See on sinu alateaduse jaoks ohtlik. Et see... ma olen minule nagu... See on üks asi, mis mulle enda juures hullult meeldib. Mis ma olen aru saanud. Ongi see, et jah, ma ei oska alati ennast väljendada. Täpselt nagu ma mõtlen, et ma ikkagi... Need füüsilised hoiakud ja hääletoonid ja mingid asjad, vaata, kui mingid kohad tekivad, kus on nagu siuke instant, nagu, kus ma ei oska alati olla, valida seda hästi ütlemist nii-öelda, kui ma midagi vajan või soovin või mis iganes on ju. Aga mulle meeldib see julgus, nagu see tõe ja aususe julgus, see, et ma nagu ei lepi, selles mõttes ma enda sees ei lepi sellega, et ma ei või kogeda elu parimat näiteks suhet. Et ma jätan nagu, et ma saan aru, et midagi nagu häirib, on ju, see on minus ja ma lihtsalt nagu ehitan sinna peale mingeid kihte kogu aeg, on ju, aga ma ei luba endal siis aru saada, mis tunne see on. Või nagu mulle meeldib see, et selles osas olen ma julge. Nagu mulle meeldib see. Et isegi kui ma kardan näiteks mul on ka ikkagi hirmud olnud ilma jääda näiteks sinust või nagu mõtted käivad ju ikka läbi, kuidas sa reageerid sellele või kas, me oleme siin rääkinud, igast asju on olnud, on ju, ka töö osas ja kõikid asjad osas, on ju, siis mulle räigelt meeldib see, kuidas sa neid asju vastu võtad ja nagu nagu sa naersid, et siin tahab närvi, et igal probleemil on alati lahendus, on ju. Aga mulle meeldib enda julgus ka, et ma tegelikult julgen tulla ja öelda, et kuulad, et ma ei tea, et ma näen, et sa praegu näiteks jõuka ja see tekitab minust sellist tunnet, on ju, et mis sa siis praegu mõtled või et kuulad, et ma tunnen, et ma olen õnnetu näiteks. Et see ei ole sinus, aga mul on nagu, või näiteks ma vajan abi või et ma saan aru, et tegelikult ma vajaks võib-olla, nagu ma väljendasin, nagu, et ma ei taha, et ma automaatselt käitun sinuga kuidagi, näiteks alati ma lükkan sind eemale mingis olukorras, aga ma ei taha seda ju tegelikult teha. Ja siis ma analüüsingi, et aga mida ma siis tegelikult tahan, sest et see ei ole ju see, mida ma tahan. Ja siis ma küsin, et äkki sa saad teha nii ja nii, et siis ma tahan ju sulle pakkuda seda, mida sa vajad, on ju. Mulle hullult meeldib see, nagu, mis ma olen avastanud, see julgus riskida selle nimel, et mul oleks ja meil oleks päriselt nagu hea suhe ja aus. Just ma mõtlen aus mõlema osas. Et see uurimine ja kõik, et ma saan aru, et sellest võib kinni jääda ja nii edasi. Aga ma näen, et step by step edasi see läheb lihtsalt nagu ausamaks selles osas. Ja sellel ongi omad riskid ja ma tean neid. Lihtsalt see on nagu äge. Ja tegelikult sinus on ka see mulle, või selles mõttes, et sinus on ka see ja mulle nagu väga meeldib see pool. Ma panen praegu siia oma arvamuse välja ütleme pere kontekstis. Eriti olukorras see võib olla keeruline ja tekitada efekte, et mis on selle nagu tugevused. Ongi ausus, autentsus on ju. Julged olla sina ise, mis loob usalduse läbipaistvust. Võime segitada oma vaadet, aitab vältida arusaamatusi ja oletusi. Võimalus seista oma väärtuse eest, aitab kaasa probleemid lahendamise, rääkimine on eeldus muutuseks. Nõrkused on need hirmi reaktsiooni ees on ju, kardad, et sind ei mõisteta, rünnatakse ja ignoreeritakse, halvad varasemad kogemused, kui sind on varem maha tehtud või naeruväristatud. Raskus hoida rahuliku tooni, kui oled emotsionaalne, kalduvus, kas alla suruda või plahvatada ja siis on võimalused lähedasemad ja ausamad suhted, isegi kui esialgu tekib pingeid, võib see hiljem tugevdada, kui sa väljendad ennast. Siis see on mis võimalus. Selles mõttes meie kogemuselt see ongi ju see, mida me jagasime, et meil on olnud siin tegelikult ju eelmine salvestus ka, meil on olnud päris palju nagu pingekohti. Kusjuures, kas see on nüüd see kord, kui ma käisin psühholoogi juures pärast seda, kui oli see koht, kus ma seal plahvatasin. See oli pärast salvestust ja see oligi tegelikult see koht, kus ma sain aru, see oli väga oluline koht selles terves asjas,
psühholoogi juures ma sain aru sellest, et ühesõnaga me hakkasime rääkima mingitest asjadest ja siis üks hetk ma plahvatasin, siis ma tundsin sinu osas nii suurt viha. Ja me rääkisime ja siis seal oli nagu see koht, et ma tundsin, et mina olen nähtamatu nagu meie suhtes. Minu vajadused on nähtamatud, sest et nagu kõik see nagu justkui oli mingi olme ja et siis kõik tõstavad nagu, et sina oled hästi mees, sa teed hästi palju, sa kuulad mind, sa oled lastega ja nii edasi. Ja siis ma olin järjest tundnud, et mina jään seal all nagu aina väiksemaks, on ju. Ja siis seal juures oli see, et ma hakkasin täiesti, ma värisesin ja nutsin, ma ütlesin, et tead, et aga ma tunnen nagu, et ma olen nii isekas, et ma üldse tunnen niimoodi. Ja siis seal tuli see lause, et aga siin võib olla see, et sa oledki väga-väga hea mees ja ma tunnen nii ja siis ma sain okei, et see on see äärmuse tunne, mis tekib, on ju. Ma ei saanud sealt isegi taksoga ära tulla, ma tulin jala nagu sealt ära, sest et ma olin täiesti nagu Reemo ei saanudki aru, mis nagu toimub, sest ma sain aru, et ma ei saa nagu jagada seda, sest et see tuleks süüdistusena vaata, aga ma sain aru, et see on minu tunne lihtsalt, sest et ma tegelikult ju tean, et sa oled hea mees. Siis ma terve selle õhtu ei rääkinud, ma turtsusin ja plärtsusin, sa said aru, et ma olen vihane ja siis järgmine päev vaata, ma ütlesin, et kuulad, oligi see laupäev. See eelmine raadis. Ja ma ütlesin, et palun istume maha, et ma räägin nagu, mida ma kogesin ja mida ma tunnen nagu. Ja sa lihtsalt olid vait ja kuulasid ja me ei rääkinudki vist rohkem, mis ma küsisin veel pärast, et kuule, et kas meil nüüd ongi siuke matuse meeleolu. Sa õnneks ütlesid, et seekord, sa ütlesid, et eelmine kord enne kui sa rääkima hakkasid, siis kui sa andsid teada, et kus sa oled või mis sul mure on ju, siis ütlesid, et ma tahan, et sa ainult kuulaks. Et sa midagi ütleks põhimõtteliselt. Okay. Ja siis ma tegin täpselt seda, mida sa palusid. Ja siis oli see matuse meeleolu meil tükk aega vaata. Ja sealt hakkasidki asjad argnema nagu. Ja siis mul tekkis see koht, kus ma oligi, mida ma jagasin, et ka, et nagu, et okei, et kas see siis on mingi muster minu mingi, et ma tunnengi, et äkki, et näiteks, et sa domineeridki liiga suhtes, on ju, vaata, nagu need. Ja siis ma sain aru, et okei, tegelikult see ei ole see. Need on mingid vanasemate kogemuste ja mingi nagu suht asi. Mina ei ole lihtsalt võtnud mingit asjadest vastutust, on ju, ka nagu selles osas. Ja siis see, et mis see siis tunne on ja mida ma siis nagu päriselt vajan, et see oli tegelikult see koht, kus ma lubasin endale üldse tunda, sest et too õhtu oligi see, et ma olin nii vihane su peale nagu, ma olin nii vihane, et ma mõtlesin, et nüüd on kõik nagu endaks ka nagu selles mõttes, et ja ma sain aru, et see ei ole, et see on lihtsalt tunne. Ja siis oligi, ja sealt tuli nagu sellised kohad ka, et vaata Priit tuli esmaspäeval sinna, siis me rääkisime ka sellest väärtustamise kohast oligi, et ma tundsin, et ma ei saa tunnustust piisavalt, on ju, selle eest, mida ma teen. Et nagu kõik, sinu ema, minu ema, kõik käivad kogu aeg, et näed, Remo teeb ja vaata, Remo tuleb jälle sealt toastada niimoodi ja võtab lapse ja kõik asjad. Ja siis mul on kogu aeg oli nagu, et ma saan aru sellest. Sa teedki väga palju, aga mina teen ka. Lihtsalt minu asjad on nagu kodu, olme, lapse eest hoolitsemine emotsionaalselt on ju kõik siuksed, ma ei tea, pesupesemine, need on siuksed asjad, mis on nagu, mis ei ole sellised, et ma ei tea, sa võtad lahti mingi teadmiku ja näed, palju sa teenid või nagu see ei paista nagu selliselt igale poole, on ju. Ja see ongi minu väärtuse küsimus ka lõpuks, on ju, et mina pean väärtustama ennast, on ju. Ja seal oligi nagu sealt tuli nagu hästi palju tundeid ja siis ma sain aru, et mul on õigus tunda neid asju. Ja kui ma tunnen, siis ma saan aru, mida ma rohkem soovin ja kui ma edastan neid soove, siis ainult see on see võimalus, kuidas sa saad mulle neid pakkuda, on ju. Ja sealt ma nägin ka sellest ChatGPT nagu sellest vestlusest, on ju. Ma nägin ka neid kohti täpselt, mida meile rääkisime, mida tegelikult selle kõige kaasa all ma ka enam ei paku sulle, mida sa vajad, on ju. Ja siis see ongi see koht, kus hakkab kõik nagu lahku minema, on ju. Et ma teadvustasin oma tunnet ja sain aru, et see saab eksisteerida koos ka sellega, et sa oledki hea mees ja mul on õigus lihtsalt tunda, mida ma tunnen. Ja see ei lahterda sind kohe sinna, et sa oled, ma ei tea, halb, vaid need asjad saavad eksisteerida koos samamoodi. Sa võid öelda, et ma olen ülihea naine, on ju. Ja seal juures sa vajaksid rohkem seda.
et see osa nagu on sinul näiteks täitmata, on ju. Et see ei tähenda seda, et ma peaks kohe võtma seda, et nüüd on, ma ei tea, nüüd on kõik nagu. Aga see tunne seal all oli nii tugev, et oligi täpselt see, et kui mina väljendan ennast, siis ma olen tänamatu, isekas, ma ei tea, mis iganes seal asjad veel tulid, on ju. Ja sealt jah, ma nägingi neid kohti, kus ma pean või saan ennast ise toetada. Ja ka see, et tegelikult kuidas ma ütlen, sealt tuli rohkem minule nagu selgemalt see meie koht ka. Et see ei ole ainult mina, see on mina nagu ka, aga just see, et see ongi kogu aeg seoses nagu. Ja kui üks märkab, siis tegelikult tulebki teha nagu muutusi ka nagu, et kui mõlemad eralduvad, siis ühesõnaga, et see tunne seal all oli see, et tegelikult, kus see pauk käis. See, et ma ütlesin lõpuks välja ja ma isegi väljendasin oma emale seda kusjuures. Ja ütlesingi, et ma saan aru sellest, et teie ajal see on see, mida sina vajad hetkel. Et see mõttes, et see ongi, et sul on nagu elu on üli hea ja kõik näevad just kui sinu ümber olevad asju, aga siis sa tunned, et keegi ei märka sind selle kõige keskel. Ja kõik nagu panevad selle sinule, et see on nagu sinu effort, oli see ka tegelikult, mis see tunne oli nagu, et minu panus, et see emotsionaalne töö, mida ma teen ja samamoodi, et ma ju kogu aeg loen ja õpin selleks, et olla ise parem naine, et meie pere oleks ausam, parem, päris, kõik asjad on ju, ja mitte, et sina seda ei teeks, on ju. Aga lihtsalt see oli mul see tunne, et nagu kuidagi kõik nagu ülistavad kogu aeg nagu sind. Kõik üritavad õpetada justkui sulle, et et kui kõik justkui üritavad segitada sulle, kui hea või hästi sul kõik on. Millegi pärast. Ja see ei ole nagu, see on umbes nagu sa oleksid kuskil korvpallimeeskonnas ja sa oled üks mängijatest, kes pingutab täiega, teeb oma osa üli hästi, aga sa kunagi krediiti ei saa. Sest kõik näevad nii-öelda, ma ei tea. Treenerit. Mis iganes, keda iganes kuskil on ju. See, kes, ma ei tea, kõige rohkem, ühesõnaga, näiteks niimoodi, et on üks meeskonna liige, kes alati võib intervjuud andma. Ja tema on see, kes, kuna ta oskab intervjuud hästi anda, siis tema poole pöördutakse. Ja nüüd kõik räägivad sellest inimesest, kes intervjuud annab, mitte sellest, kes tegelikult taustal teeb tööd hästi palju. Ja nüüd ongi, et see üks inimene, ühel inimesel on midagi raske, ka kõik tööd, aga teil on ju nii hea, teil on ju nii hea mängi siin meeskonnas. Ja toovad sulle kogu aeg seda nagu ette ja lõppkokkuvõttes, kuhu see viib selleni, et sulle enam ei meeldi see teine inimene. Sest, et kõik räägivad temast, aga miks minust, ma teen ka ju siin meeskonnas oma tööd. Ja seda nagu hinnata enam, sest et siis lõpuks tekibki viha selle inimese osas, kes tegelikult ei ole sellest süüdist, et kui nüüd pannagi ennast selle minu nagu rolli on ju, siis ega selle hetkel, kui mina seda kuulsin, siis mina mõtlesin, et okei, mida ma nüüd tegema pean nagu. On ju, et ma mõistan seda, et see ei ole ju mina, kes ennast ise kiidab, on ju. Et mingid inimesed ümber meie nagu kiidavad ja seal ongi see, et kuidas kehtestada seda siis neile või selgitada tagasiside anda, et kuule, et tegelikult mind ei huvita see nii-öelda, mis te remast arvate, vaid ma tegelikult tahaksin, mina vajan seda ja seda, eks sellekordsalt on see sama oma enda vajaduste selgitamine, sest see ei ole see, mida sina vajad. Ja see automaatselt, mida ma tundsin tegelikult ka selle juures, ma mäletan, see tunne oli ka hästi tugev oli see, et see nagu järjest lükkas mind ohvri rolli. Et see lükkaski mind nagu sinna, et ma pean hakkama jõulisemalt nagu välja suruma vaata sellest, ma pean hakkama jõulisemalt ennast kehtestama, ma pean hakkama nõudma, mida ma vajan ja tegelikult ma ei saanud aru, mis seal all on. Ja ma ütlesingi emale ka ja me rääkisime sellest ja siis ta ütleski, et vaata, et nemad tulevad sellisest ühiskonnast, nagu sellisest ajajärgust, kus mehed tegelikult ei aidanud lastega, ei aidanud kodus. Neile ongi see siuke, et kui nemad kõrvalt vaatavad, siis neil on ainult saaks ühe remo kuskilt endale. Nagu oleks võinud olla kunagi siuke mees nagu sulle, et mida sa üldse vingud.
sest neil ei olnud sellist asja. Vaatad jällegi ise oma mingisugust... Jaa, ei, ta vaatabki selle seisukohast, on ju. Ja aga see oli see lihtsalt, kus ma mõistsin, vaata, ega mu ema mõistis ka ütles, et ma polegi tegelikult nagu, ma ei mäleta, kuidas ta seda selastas, aga ta ütles, et jaa, et tegelikult ongi vaata nii, et minul ei olnud nagu sihukest asja ja sellepärast ma nagu kogu aeg toongi välja ilmselt, jah, nad tahavadki nagu näidata võib-olla siis mulle, et vaata, kui vedan mul on naisena nagu, et mul selline mees on. Sest et õde ütles ka, mul ta vaatas podcasti ja siis ta ütles ju selle peale, et Eneli ma vaatasin seda ja Remo on ikka nii ja mees. Ja siis mul oli mingi ok. Ja selles mõttes, et aga see ongi tõsi. Selles mõttes see ongi tõsi. Sa oledki lihtsalt täiesti imeline kaaslane ja nii ongi. Ja seal juures... Et see nii on, aga see on nagu antud kontekstis ongi see, et see on nagu hea tagasiside mulle, on ju. Et väga hea, ma jätkan see sama asja. Olen normaalne inimene edasi. Aga nüüd ongi see, et kui see on kuidagi nagu vaat täpselt nii nagu minu nagu vanaema on ju. Või nagu see, et millegi pärast hakatakse kuidagi ka kaitsma alati kedagi või teist inimest. Et tal oli see ja tal oli too ja näiteks hakkad rääkima mingisugusest. Siis vanakooli inimestel on see, et see mingisugune katsumus on üritada leevendada või selgitada seda olukorda, et sa ei mõista nii hästi seda olukorda või et sa ei hinda, mis sul ümber on või ja tegelikult see on täiesti ebaoluline informatsioon. Sa hakkad rääkima kolmandast asjast, on ju. Tegelikult sa peaksid seda kuulama. Ja põhimõtteliselt, ma ei tea, nagu maksimaalselt peegeldama tagasi, mida sa kuuled lihtsalt, mitte hakkama pakkuma, mis nende arvates sul puudu on. Vaata, see on täpselt see sama asi, milleni ma jõudsin, vaata, mis ma ennem rääkisin, ma sain aru, et ma sain aru enda ühest nagu mingist mustrist või mingist asjast, mis mul on, et ma näen seda hästi palju enda ümber. Ja just on see, et kui mina räägin, siis on, ma tean, mul on täpselt sama moodi olnud ja bla, vaata, see koht tekib ja siis ma sain aru, et ma teen seda ise. Ma teen seda päris palju, et ma automaatselt hüppan nagu enda kogemusse ja panen enda mingeid hinnanguid asju sinna nagu külge ja tegelikult ma siis kohe kaob fookus teiselt inimeselt ja sellelt nagu teise inimese olulisusest nagu ära, et ma kohe nagu tuleb automaatselt see lait tuleb minu peale. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult teen seda ise ka, et see on mingi asi, mida ma nagu päriselt soovin hakata jälgima endas, et päriselt kuulata. Et iga inimene on täiesti unikaalne, et mulle nagu see nagu need tunded on nagu minus olnud tekkinud hästi tugevalt just see, et mis perspektiivi läbi või mis asja läbi ma inimesi vaatan ja samamoodi näiteks see võrdlemine on ja, et kuidagi, et ma olen nagu hästi tugevalt tundnud enda sees näiteks. Ma vaatan oma last ja mõtlen, et kuidas ma tegelikult üldse saan teda kellegi teisega võrrelda. Iti on mulle nagu nii palju siukseid kohti andnud nagu, sest et see ongi, ta on nagu värske, ta on uus, tal ei ole veel ühtegi asja, on ju, ta on nagu nii selge peegel kõikidest asjadest, et kuidas ma temast mõtlen, aga ta on ju täpselt samamoodi inimene, on ju. Ja siis ma olengi nagu mõelnud, et samamoodi enda võrdlemine, on ju, et ma ei saa võrrelda ennast kellegiga, kes ei ole mina. Ja samamoodi iga inimese kogemus on täiesti unikaalne, et mul automaatselt ongi nagu ma samastun selle asjaga, siis mul tekib nagu mingi oma hinnangud tekivad sinna juurde oma kogemuse läbi ja siis kohe selle inimese kogemus pisendab, tegelikult ma pisendan kohe tema tunnet ja asju nagu. No teiste inimeste õpetamine, kui nad seda sul küsinud ei ole, on viga. Ja see on see. Mida ma siin kirjutasin on see, et kui soovid aidata hädas oleval inimesel mõista, kui hea keskkond tal tegelikult ümber on, siis SWOT-analüüs on hea viis selle struktureeritud esile toomiseks nii, et inimene ei tunne end survestatuna, vaid saab sülgelt näha. See on see, et sa ei valesti vist aru, see asi siin praegu. Aga vaatame, ühesõnaga tugevused. Toetavad inimesed tema ümber, pereliikmed, sõbrad, okei, tore. Turvaline füüsiline keskkond, kodu, ligipääs ressurssidele, võimalus rääkida, olla kuulatud. Nõrkused on eneseusalduse puudumine, inimene ei pruugi ise näha, kui palju tal tegelikult tuge on. Ühesõnaga see läheb praegu venta praegu siin tegelikult, okei. Aga kokkuvõttes siin saab küsida selle küsimuse sellisel kujul.
et mis on teise inimese õpetamise SWOT? Nii kogusin seda, mul tuli üks asi veel meelde, mis see nüüd 2 nädala jooksul oli. Jällegi tekkis minus hästi tugev tunne, nagu, et ma hoian nagu vanast kinni hästi palju, et nagu kui tekkis see enda baasväärtuse koht nagu ka, mida ma nägin, on ju, ja siis näiteks see, et ma hakkasin, kas panid tähele, ma hakkasin korrastama hullult palju, ma hakkasin asju ära viskama. Ma sorteerisin oma riidekapid nagu selliselt ära, et mul on hästi palju oli asju, et äkki sobib kunagi võib-olla, ja siis ma sain aru, et aga nagu ATH puhul üks hästi oluline asi on keskkond, on ju. Ja mida rohkem sul on asju, mida rohkem sul on neid, seda rohkem sul on müra nagu ümber. Ja siis ma nägingi, et iga kord, kui ma lähen oma riidekapi juurde, mul on seal mega segadus, sellepärast, et tegelikult pooli asju ma ei taha neid selga panna, ma ei tunne ennast nendes hästi. Ma ei tunne, et need riided nagu annaks mulle juurde mingit väärtust, kui see, et lihtsalt ma panen endale midagi selga, mul on ebamugav, see ei tekita mul head tunnet. Ja see oli täiesti uskumatu, mul ei jäädki kappi põhimõtteliselt mitte midagi. Ma ei tea, 5 või 6 kotti suurt on kuskil. Ja see korrastamise tunne tekkis mul hästi tugev, et päriselt mu elus on ainult need asjad ja nagu, mis päriselt tekitavad minu hea tunde. Et ei ole, ma ei tee järeleandmise nagu, et äkki ma kunagi 10 aasta pärast tahan, siis kui ma tahan 10 aasta pärast, siis ma saan selle, mida ma tahan 10 aasta pärast. Ja see tekitas minus hästi palju head tunnet nagu. Ja seal tekkis see koht, et tegelikult kvaliteet versus kvantiteet nagu. Teine küll on selle juures veel see ka, ma arvan, et mis mul tuli praegu pähe on see sama, et kui inimene nagu otsustamise võime lihtsalt saad, jah. Et kui sul tegelikult on hunnik asju, mida sa vaja, siis sa ei suuda neist lahti lasta ja ära visata neid, et teha otsust. Sest et äkki, tegelikult ei ole äkki. Tegelikult ei ole vaja neid asju. Ja need on nagu nii väiksed asjad, aga need on tekitanud minus nagu nii palju head tunnet, et see, jah, täpselt, et ma olen otsustanud lõpuks, et mul ei ole seda, jah, et äkki see, vaid see vastutuse koht nagu, et ma vastutangi selle eest, et ma elangi täpselt sellist elu, nagu ma tahan, ma kannan selliseid riideid, nagu ma tahan, ma olen sellises suhtes, nagu ma tahan ja mul ei ole nagu selles osas nagu ma tean oma väärtuse. See on nagu mitte see, et nüüd, et ma ei tea, et ma nüüd ei ole paindlik mingites asjades, mitte see, vaid ma suudan päriselt aru saada, mis on mu väärtused ja ma seisan nende taga ja ma teen selle najalt otsuseid, mis on ausad, ehk siis see võtab ära hästi palju seda nagu mingit süütunnet või kahetsuse kohti mingites kohtades, on ju. Et see on äge. See oli ka nagu üks asi, mis tekitas nagu üli hea tunde, et kui palju me kanname kaasas endaga mingit vana jama nagu ala ühest korterist, ühest elukohast teise. Ja me ei otsusta ära, et tegelikult me ei taha neid. Seal on võib-olla, ma ei tea, emad, vanamad annavad meile mingid asju, on ju, ja siis me heast tundest võtame kogu aeg vastu mingit jama ja siis elame need hunnikut otsas, on ju. See, mis on huvitav võib-olla paralleel tuua sellega on see, et visualiseerimise mõttes on ja võrdluse mõttes on see, et kui palju asju sa tood eelmisest korterist kaasa ja need on sul keldris ja kui palju asju sa iseenda sees vead kaasas, mis on samad asjad, mis on sul keldris. Ja, aga see on nagu sinu pea sees. Ja see on ka see, miks ma sain aru, vaata, ma ütlesin, et ma tahan nagu muutusi, et ma ja see minu jaoks ongi see, et vaata, kõik ütlevad, et seespoolt välja poole on ja ongi, kui meil väljapool on kaos, siis sees, see tähendab, et ka sees on mingil määral. Ja kui minul on väljapoole kaos, sellega, siis ongi see, et automaatselt mul on nagu, mida vähem mul asju on, seda selgem on mul sees ka. Ja mida selgem on mul sees. Peas asju, siis tegelikult on nagu sulle selgem on ju. Et see on nagu, aga see oligi hästi, see oli nagu tunde pealt ja see oli nagu, seda oli tõesti hea teha, sest ma olin nendega hästi konkreetne. Vaatasin mingit asja, mõtlesin, et kohe peas oli see, et aga äkki kunagi, ja siis ma mingi, et seda äkki kunagi pole 5 aastat lähemalt olnud ja see läks kotti. Isegi kui olid mingid asjad, mis mulle võib-olla riiulil meeldiks nagu näha, aga ma teadsin, et ma ei taha neid selga panna näiteks. Ja seal tuli nagu erinevaid asju veel ja ma mõtlesin, et mul parem olgu üks asi, mida ma kannangi kogu aeg versus see, et mul on 50 asja ja nagu nendel on
et mul on kapp on asju täis justkui, aga tegelikult mul ei ole sealt mitte midagi võtta. Et mul on, ma ei tea, ala ongi see sama, et kui mul on nagu üliäge mees on ju, aga ta ei anna mulle seda, mida ma vajan või tegelikult ma olen temaga õnnetu, siis nagu sorry, mul ei ole, ma võtan just see, et kes mingi, et trofeenaine, et ma ei tea, mul on üliäge mees, kõik imetlevad mu meest on ju, aga tegelikult mina ei saa sealt, mida ma vajan. Noh, see on see sama nagu, et mul on kapp on mingi ilusaid riideid täis, aga mul ei sobi sealt mitte midagi. Aga kõik näevad, vaata, sul on nii ägedad riided on ju, ees käid dressib just. See ongi perspektiivi küsimus on ju. No ma olen praegu siia sellise loogika, et kui inimene ei vaja õpetamist, vaid hoopis kuulamist, aga keegi, näiteks sina või keegi teine ikkagi õpetab, kui see tekitab vaikselt vastupanu pettumust või isegi eemaldumist. Ehk siis, kui inimene vajab kuulamist, aga talle pakutakse õpetamist, siis tugevused on suhte olemasolu. Inimene üldse räägib midagi, tähendab, et kontakt on olemas. Soov aidata on olemas, kuigi vorm ei ole õige. Ehk siis põhimõtteliselt peaks vaatama seda niimoodi, et kui mina tuvastan, et keegi tahab mind õpetada, kuigi ma ise arvan, et ma ei vaja seda, siis vähemalt ma mõtlen nagu, et okei, vähemalt selle juures on hea see, et meil on suhe. Keegi üldse räägib midagi mulle ja meil on olemas kontakt. Siis tal on olemas soov aidata, kuigi tema vorm ei ole õige, sisu on võib-olla hea. Õpetaja võib-olla elutarkust või kogemust, mida võiks jagada sobival hetkel. Õige lähenemisega võib see olukord muuta usalduseks ja lähedaseks on ju. Nii, nõrkused õpetamine ilma kuulamised tundub inimesele üle rääkimisena. Võib jätta muljet inimese tunded või kogemusi loe. Õpetaja kaitsta ennast, anna nõu, et mitte tunda end abituna. Suhte dünaamika muutub, õpetaja tunneb end alaväärsena või valesti. Võimalused ja ohud. Kuulamise harjutamine võib sügavalt tugevdada suhet. Kui inimene tajub, et teda mõistetakse, võib ta hiljem ka nõu küsida. Turvaline kuulamine aitab inimesel ise lahendusteni jõuda, mis ongi püsivam. Võimalus õppida ise paremini kohal olema, mitte parandama. Ohud on see, kui sa hakkad õpetama, siis kedagi, kes ei taha, on inimene sulgub, tajub ennast, et temast ei saada aru. Suhte pinge suureneb, sind huvitab ainult see, mida sina tead. Kuulamata jätmine võib jätta emotsionaalse üksi jäetuse tunde. Võib hakata vältima vestlusi, kus õpetaja kipub üle võtma. Mida siis, kuidas seda parandada veneta? Paus ja küsi, kas soovid ma lihtsalt kuulan sind või sa tahaksid ka minu mõtet kuulda. Peegelda tagasi, mitte ära õpeta. Tundub, et see on sulle väga raske. Kas see tunne kestab veel siiani? Väldi, sina peaksid lauseid, kasuta mina tunnen tüüpi sõnumid. Ma olen ise tundnud sarnast asja ja mulle aitas, kui ma ei tea, kas see sulle sobib. Tunnista, et kuulamine on tugevam kui õpetamine. Ausalt, sa ei pruugi üldse minu nõu vajada. Sa tundud tark ja tugev, ma lihtsalt kuulan, kui sa tahad rääkida. Põhimõtteliselt sama, mis me ütlesime just, et sa pead lihtsalt kuulama, mitte üritama õpetada. Ja nii lihtne on hakata õpetama inimesi, sest sa arvad, et sa tead paremini, mida nad vajavad. Aga tegelikult sa ei tea sittagi. See viiarmastuse keel oma. Ma olin nagu täiesti kindel ja ma nägin, kuidas ma hakkasin alavääristama või nagu naerma selle üle vaata, et ma hakkasin mõjutama sinu vastuseid nii-öelda alateadlikult. Aga me peame sinna kokku tõmbama sellepärast, et Titi peab kohe ärkama ja mind ootab tegelikult sõbranna, kes ootab mind juba üle tunni aja, kellel ma palusin tulla nii ruttu kui võimalik Tartusse ja siis tuli see, et Titi ei tahtnud magama jääda, nii et väga armas Ilona, et sa mind ootad praegu. Ja, nii et võtame siis kokku, ärge õpetage, vaid kuulake üksteist. Ja siis tehke seda, mida teie kaaslane vajab. Praegu õpetasid just vähe. Mina õpetasin neid. Me rääksime mingid erinevaid teooriaid lihtsalt, kuidas meie asju teeme, on ju. Et hirmude ületamine viib tegelikult parema tundeni, isegi kui see on hirmus. Ja see eeldab ikkagi tegelikult koostöövalmist ja samade soovidega kaaslast tegelikult on ju, et ta tahab sulle päriselt pakkuda seda, mida sa vajad, mitte et sa lihtsalt ainult kogu aeg räägid ja tegelikult teistpoolt ei huvita on ju. Ja see on alles algus. Mulle see sama olukord jällegi, mis ma iga nüüd koolituse lõpus räägin inimestele, et mis on instruktori ja meeskonnakaaslase vahe. Instruktori roll on juhendada, õpetada ja hindab ja suunab. Meeskonnakaaslase toetab, kuulab, tegutseb. Sa võid minna, kui tahad. Me peame minema lapse üles võtma. Ja,
ma tahan lõpuni seda rääkida, et kokkuvõttes, mis on vahe instruktoril, üks on see, kes räägib ja õpetab ja teise ülesanne on, kui ta näeb, et on asju, mida õpetada, siis ta peab ise tegema hakkama. Ehk siis, kui keegi ei kuula, siis on sinu ülesanne kuulata. Kui keegi ei küsi midagi, siis on sinu ülesanne küsida. Kui keegi võtta vastutust, siis on sinu ülesanne võtta vastutust. Kui keegi ei kata, siis on sinu ülesanne hakata katma. Mitte, ja instruktoril on see, et instruktori ülesanne on öelda, et sa ei kata praegu. Et siin olukorras peaks katma päriselt. Eks tema ülesanne ongi kutsutud siia rolli, kus ta peabki näitama ja õpetama. Ja enamasti inimesed lahkuvad meie nii-öelda koolitustelt ka instruktoritena. Nad lähevad näiteks koju või kuhu iganes kohta ja hakkavad õpetama kõiki. Ehk siis õpetaja sündroom, et sa igal pool oled õpetaja, mitte meeskonnakaaslane, vaid see, keda sa vaadatakse. Nii et tuleb oma rollist aru saada, et kodus sa oled kaaslane, mitte õpetaja. Nii et arengut veel on mul. Et kuulame ja samal ajal räägime ka, mida mina vajan. Vaata, me oleme rääkinud ka seda, et palju kordi, et see, et üks asi ongi see, et sa kuulad on ja aga et vastu, et vaata, ma olen küsinud sult hästi palju, aga ma tahan päriselt aru saada, mida mina valesti teen või mida sina päriselt vajad või kuidas sina tahaksid, sest et muidu ma ei oska sulle ka pakkuda seda. On jah, et see tegelikult on oluline, et väljendada ka pisinüansse, sest et nendest saavad suhtes, kui seda pikaajaliste suhes tulla minu kogemusel või praegu, mis ma olen tulnud, saavadki suured asjad. Et vaata, see oligi see tunne lihtsalt, et jah. Võtsin, et aeg on läbi ja hakkasin ise rääkima. Läheme nüüd võtma lapse üles. Bye bye. Ciao.